15. november 2025 Võlli Kuku Jürjendali fänni Anti Roosias leidsin siit VIP-külaliste seast. Miks sa Ukut toetad ja mis sind kõige rohkem tema puhul inspireerib? No Ukut ma tean juba vähemalt 5 aastat ja algusest saadik hakkasin talle tegema lihtsalt neid sponsorsärke või nagu neid, millega ta ringi läheb või peale catchi seal ringis on. Ja ta lihtsalt on nagu nii, ta ütles kohe alguses, et tema eesmärk on saada maailma parimaks ja ta lihtsalt on nii siigindelt sinnapoole liikunud, et see inspireeris. See 5 aastat, mis sina teda tunned, selles on olnud nii tõuse kui mõõnasi kaotus ja väga uhkeid võite, mida ta on maailmast koju toonud. Milline emotsioon on sinul kõige eredamalt meeles talle kaasa elades? No kindlasti Badr Hari. Kus sa siis olid? Ma vaatasin seda telekast ausalt öeldes, ei saanud koha peal olla, aga ma just mäletan, see oli esimene kord, kui me tegime talle musta ja kullaga selle särgi ja siis ma ütlesin talle, kuule, et see on nagu võidusärk, et sa tead. Ja nii läkski, et see oli ikka super, jah. Kas see käib nii, et kaetakse pidulikult laud ja siis kõik isavad kodus ja kui seal on selliseid väiksemaid tegelasi ka, siis nad ehmatavad ära, et need emad ja isad lähevad hulluks sellele võitlusportlasele Kukule kaasa elades? Ei no tookord oli lihtsalt siuke rahulik chill, et ei olnud mingit suuremat seltskonda, aga üldiselt emotsioonid olid võimsad, jah, kui nägime, mis ta korda saatis seal. Kui sa peaksid lõpetuseks Ukut iseloomustama 2-3 sõnaga, siis mis need oleks? Kuigi välja võib-olla paista, aga ta on ülisüdamlik inimene, et täiesti saadab tekste, südamed tulevad sealt, nii et see nagu ei käi kokku tema image'iga, aga ta on hästi tore, soe ja südamlik inimene. Kas mitte sellepärast tema selja taga ei seisa ka nii suur hulk inimesi, et selle suure kange võitleja taga on tegelikult väga hea sõber, väga hea inimene? Täitsa võimalik, et see on nii, jah. Aitäh sulle ja head võitlusspordi õhtut! Aitäh, Monika!